Hommikust. Kell on kohe varsti 6. Ma olen enne 5 üleval juba olnud ja käisin just Pühalepa kiriku juures ja nüüd liigun Käina poole, sest on udu, on päiksetõus ja ma üritan nüüd võimalikult palju jäädvustada, aga ma jäin hetkel ühe foori taha siin kinni, mingi üle minuti ajane foor, ehk siis ma kasutan võimalust, teen sissejuhatuse ära. Hommikused fotosessioonid Hiiumaal on peetud, Pühalepa kirik on jäädvustatud, samuti natukene Käinat, Suure mõisa, Putkaste mõisa ja siin natukene looduses ka veidikene. Ma arvan, et Pühalepa kirik oli see, mis võis anda häid pilte. Mujal ma väga hästi ei kasutanud neid võimalusi ära ja kindlasti väga palju potentsiaali oli siin veel, aga ma ei leidnud hetkel neid ja nii on. Lambaid nägin ma ka, see oli tore, ja lehmi koos väikeste vasikatega. See oli ka väga nummi. Tõenäoliselt päeva poole ma tulen siia Käina poole tagasi jälle, et siis vaatame Kassaris ja Orjakus veidike ringi. Nüüd on hommik käes, või hilis hommik, Liina on lõpuks üles ärganud. Ja nüüd on kahjuks aeg lahkuda meie imelisest villast. Läheme sööme hommikust või juba see on brunchi moodi ja siis meie reis jätkub. Ja nüüd oleme läbi raskuste ning kümnete, kui mitte sadade teetööde jõudnud lõpuks Käinasse ja oleme jõudnud siia Käina kiriku varemete juurde. Ja lõpuks peale mitut päeva seiklusi ja otsimisi, me ei ole otsinud, aga oleme igatahes jõudnud nüüd Orjaku õpperajale Kassaris. Imeline algus, selline Pihlaka allee, pihlakad ja siin on niisugune väikene tulepaak, ilmselt siis võiks olla selle kohta, tulepaak on ka ja siin tee peal plaanin ma ära juua ühe vist kohaliku, peaks olema kohalik, limonaad. See on leedriõie limonaad. See on tegelikult mul juba mitu päeva kaasas käinud, ma algselt ostsingi selle Käinast, aga jäi juumata vahepeal. Nüüd ta veel on enam-vähem natukene külm ja ma plaanin nüüd siin terviserajal selle ära juua. Ja nüüd läheme teeme väikese roostiku ringi ja pärastpoole lähme vaatame vaatetorni. See Orjaku õpperada on vist senimaani üks minu kõige lemmikumaid kohti olnud siin Hiiumaal. Mis ma veel võiks tahta, et ma olen nagu rannainimene, et siis pilliroog, vesi, pluss veel vaatetorn, mitte küll kõige kõrgem, aga ikkagi piisavalt kõrge, et siin kõik ära näha.
inimesi ka ei ole põhimõtteliselt üldse, kuigi siin autod sõidavad vahepeal mööda ja siis kedagi pole siin. Nii et minu meelest ideaalne koht, kuhu tulla. Kui ma tulen kunagi tagasi Hiiumaale, siis kindlasti see on üks koht, mida ma veel külastan. Lääne pool ka muidugi kõik need kõpupoolsed asjad on ka väga kenad, super, luks. Aga siin on ka väga hea siuke rahulik olla. Me avastasime sealt eelmisest tornist tagasi liikudes, et on silt tornini. Ehk siis see on see torn, mis ma arvasin, et on see Orjaku vaatetorn. Aga me käisime kuskil 500 meetrit edasi ja mulle tundub, et me nüüd leidsime selle torniga üles. Aga see on veel väiksem kui see eelmine. Lahe oli käia siia, aga see vaatetorn on küll natuke naljakas. See ilmselt kõige madalam vaatetorn, kus ma elu sees olen käinud, on nähtud, aga selle vaatetorni otsast nägime ühte torni veel natuke maad edasi. Lähme vaatame nüüd seda ka, et mis torn see veel on, kas sealt äkki näeb rohkem ja ega seal ometi midagi head ei pakuta. Kolmas katse, kolmas torn. Tundub, et seekord oleme nüüd lõplikult selle Orjaku linnuvaatlustorni juures, et eelmised 2 olid petokaubad. Esimene oli muidugi tore, hea rahulikus chillida, teine oli, nagu ütlen, maailma kõige madalam vaatlustorn ja kolmas siin natukene meenutab juba isegi linnuvaatlustorni. Ja nüüd on ka kolmas ja ilmselt ka viimane Orjaku vaatetornidest nähtud. Minu isiklik lemmik ilmselt oli kõige esimene, aga see tegelikult on ka väga lahe. Siin lisaks sellele, et on vaatetorn, on ka kohe siuke väikene, või isegi üsna suur majakene kohe torni all. Ja siin tundub, et on mingi näitus. Lähme vaatame seda ka. Mulle endale meeldivad selle näituse juures kõige rohkem pildiraamid. Need on väga lahedad. Ja siin mõni on eriti lahe kontseptsiooniga, et teed selle pildiraami poolenisti lahti ja seal sees on omaette uus pilt. See on väga lahe. Ja asi, mis ma veel vaatasin, on see, et siin on osad pildid müügiks ja need on päris kõrbeda hinnaga. Ehk siis, ja kui vaadata, mis pildid nüüd on, need on okei pildid, aga kui mõtlen, mis pilte mina teeksin, siis ma arvan, et ma pean hakkama rohkem küsima. Keegi nagunii ei osta, aga ma pean vähemalt rohkem küsima hakkama. Aga tõesti, see koht siin on väga lahe. Ma kindlasti soovitan. Siin selle torni juures näeb päris palju linde ka veel. Mul endal on küll binoklik kaasas, aga ma nägin ikkagi 1,2 eriti veel pikk objektiiv ette panna. Aga kindlasti, kui nagu tahta Hiiumaal mingit loodust näha, siis ma arvan, et see koht on kindlasti koht, kuhu peab tulema. Ja ma arvan, et see on ka senimaani olnud üks mu lemmikkohti Hiiumaal. Ja enne äraminekut tuleb muidugi süüa veel Hiiu lesta. Ja nüüd, kui lest on söödud, on aeg tõmmata lesta. Ja sellega ongi meie Hiiumaa reis läbi. Loodetavasti järgmise korrani ei lähe nii kaua aega. Järgmisena on Saaremaa, ma arvan. Ilmselt küll, jah. Või Vormsi või midagi sellist. Aga kindlasti Hiiumaale tagasi ka hetkel.